No nii, oleme siis jõudnud lõpuni ja õndsad on need, nagu Taanieli raamatus ütleb ka, et kes ära kannatavad ja et kes lõpuni vastu peab, see saab elukrooni. Meil täna muidugi diplomeid ei anta, et te olete Taanieli raamatu lõpetanud, aga me vähemalt teame, et meie, kes me siia jäänud oleme läinud läbi milleski ja järgmine kursus tuleb ka kindlasti või sektsioon tuleb väga põnev, aga see hakkab peale äkki, me vaatasime, et võib-olla 6 aja pärast hakkaks peale, aga siis me ei tea, millal me lõpetame, sest et see on lõpmatu. See on lõpmatu. Seal me võiks olla aastaid ja võib-olla 10 aastat. Aga täna oleme siis jõudnud Taanieli 12. ja õieti tegelikult me jõudsime eelmine kord kuni 11.40 ja me hakkame siit peale, sest et Taanieli 12 peatükk on kokku seotud 11. peatükiga, nagu me oleme ikka rääkinud seda, et kui piiblit kirjutati, siis seda ei kirjutatud nagu peatükkide kaupa, aga inimesed on need kuidagi ära jaganud ja siis see, kes on selle raamatu, rullraamatu ära jaganud, see on siis jaganud seda selliselt. Ma ei tea, miks ta seda nii teinud on. Jumal seda teab, aga ütleme, Jumala peatükk või ütleme, Jumala sõnas ei ole jaotus selles suhtes. See on lihtsalt tehtud seda sellepärast, et meil oleks parem jälgida neid asju ja järgida, et me ei satuks nagu segadusse, et luua struktuuri. Et Jumal on meid loonud sellisena, et me saame paremini asju vastu võtta, kui see on jagatud konkreetseteks plokkideks, tükkideks. Ja samamoodi on ka Taanieli raamatuga. Nii et täna oleme jõudnud sellesse kohta, kus me räägime siis, selle pealkiri on, nagu siin ütleb ka, Jumala rahva kitsikuse aeg. Ja võib-olla, kui juba hakkaks tegema nagu vaikselt kokkuvõtteid Taanieli raamatust, siis ütleme nii, et tegelikult see viimane peatükk ongi nagu üks kokkuvõte. Ja Taanieli raamat on konkreetne. Mõni piibliraamat lõpeb ära selliselt kuidagi väga kahtlaselt, et sa ei saa aru, et justkui jäi pooleli kuskil asi, aga nemad juba lõpetasid ära. Aga igal juhul Taanieli raamatu selline juhtiv sõna või selline keskne sõna on lõpuaeg, nagu sa paned tähele, olid pannud tähele. See räägib lõpuajast, terve see raamat, lõpuaeg, kogu aeg see sõna jooksis läbi. Vähemalt sellest osas, kus hakkas see prohvetlik osa, eks ole. Ja see lõpuaeg on väga oluline, et kui Jumal ilmutas Taanielile lõpuaega, siis me peaksime küsima täna kindlasti, et millal siis see lõpuaeg algas. Et kui juba Taaniel rääkis lõpuajast või Jumal rääkis temale lõpuajast, mis oli jämedalt öeldes 2500 aastat tänasest tagasi, siis väga huvitav. Aga tegelikult, kui sa vaatad Jumala aja jaotus, siis sa näed, et Jumal on selle aja nagu jaganud ära selliseks 2000 aasta plokkideks, eks ole. Ja tegelikult me võime öelda, et lõpuaeg hakkas peale Jeesusega. Et sellest ajast peale see viimased 2000 aastat on nagu selline lõpuaeg, et me võiksime öelda, et kena lõpuaeg küll, mis kestab 2000 aastat, et päris pikk lõpp, eks ole, on Jumalal, aga see on see viimane ajastu, viimane ajastute finaal, mis lõpetab ära selle maailma ajastud. Nii, nüüd Taanieli õpetanud ingel Gabriel soovis talle mitu korda öelda nagu seda sõnumit, et Taaniel, ma näitan sulle neid asju, aga tegelikult sina ei mõista neid asju. Et need sündmused, mis siis Paabelis lahti rullusid, mul on siin mõned kenad Paabeli pildid, mida ma leidsin, mida mõned kunstnikud on nagu maalinud. Et see on siis Ishtari värav. Ja siin on siis kunstnik maalinud, kuidas juudid on seal, kes on siis vangi viidud selle Ishtari värava juures. Seal on veel päris huvitavaid pilte. Siin on siis kuningas Nebukadnetsar oma Ishtari värava juures ja kolmas pilt on selline, mis nagu näitab üldiselt selle linna toredust ja hiilgust ja võimsust, et see Ishtari väravas on seal lõpus ja sellest väravast siis läheb kuninga paleesse, kus Nebukadnetsar siis oli, mis oli ajaloolaste käsitluses ülimalt luksuslik ja vinge. Aga see oli vahelepõige. Nii et Gabriel siis üritas talle Taanielile kogu aeg öelda, et see lõpuaja mõistmine, ma näitan seda sulle küll, aga sina seda ei mõista.
Ja nagu me siit ka etteruttavalt võin öelda, et nagu ta ütles talle, et Daniel, sina lähed magama ära ja sina ei näe seda, pane pitseriga kinni raamat ja mine magama ära. Aga tuleb aeg, kus seda hakatakse mõistma. Nüüd, prohvetlik raamat tegelikult, nagu see Danieli raamat ongi, on ju tegelikult see, et ega tegelikult ei olegi võimalik mõista prohvetlikke sõnumid ennem, kui nad kas siis on hakanud täide minema, sa näed juba selle alguse lahti rullumist nii-öelda, või siis selle keskel olles, või kõige paremini mõistes on siis, kui see asi on täide läinud. Et sa ei saagi nagu aru saada ennem. Ja Daniel oli selles kohas, kus tema oli, ja ega ta ei olekski kuidagi saanud mõista ju neid sündmuseid, eks ole, mida Jumal talle näitas. 12.4 ta ütleski, sina, Daniel, pane need sõnad saladusse ja pane raamat pitseriga kinni lõpuajaks. Väga huvitav, see pitseriga vanasti pandi kirja siia rullraamatuid kinni pitseriga, sinna valati peale sellist kuumutatud asja, mis iganes oli, sinne pruun plöga, ja siis kuningas või keegi pani oma pitseri sinna peale, vajutas selle plöga peale ja pitseeris selle raamatu kinni. Ja nagu ilmutuse raamatust me loeme ka, et seal olid rullraamatud, mis olid pitseriga suletud ja siis, kui need hakati avama, siis need asjad hakkasid juhtuma. Ja samamoodi ka Danieli raamat on ka selline piltlikult öeldes nagu pitseriga kinni pandud ja mitte selles suhtes pitseriga kinni pandud, et seda keegi lugeda ei saaks, aga mõistmise külje pealt. Sa võid seda lugeda ja mitte mõista. Ja me jõuame nende kohtade peale edasi ka. Nüüd jah, et ongi, et tegelikult Danieli nagu nägemuste seeria ja see ilmutused, mis Jumal talle andis, see nagu algasid tema jaoks kohalikus ajas. Ehk ajas, kus tema elas, aga need sündmused rullusid kuni lõpuajani. Ehk me võiksime täna ka öelda, et ega meie ei ole kõike näinud veel siit raamatust. Meie ei tea neid asju, mis kõik veel toimub, aga suur osa asju meie täna oleme siin 2013. aastas, mul on aastad juba sassi läinud, et meie mõistame kordades enam kui Daniel, aga ka mitte kõike. Mõtle selle peale, me ei mõista täna kõike, isegi seda raamatut. Siin on veel osad, millest me aru ei saa, me vaatame täna ka mõnda asja. Ja teine asi, mida me oleme ka nendes tundides kogu aeg rääkinud, on see, et kui Danielile Jumal ilmutas ja ta ütles sinu rahvas, näiteks ta ütles talle selle väljenduse, siis Danielil ei olnud üldse kahtlust, kellest Jumal rääkis. Sinu rahvas, ta teadis, see on Iisrael. Õieti tegelikult mitte isegi Iisrael, vaid ainult juudid, üks suguharu. Või siis Juuda ja Benjamin, eks ole, jah, kes oli siis nii-öelda see lõuna osa. Aga huvitav on see, et kui me täna vaatame seda raamatut tagasi, siis me täna näeme tegelikult, et see küsimus ei olegi nii lihtne enam. Kui me täna ütleme Jumala rahvas, siis meil on nüüd selline küsimus, eks ole. Jah, Iisrael on osalt Jumala rahvas. Me teame, et see on Jumala valitud ja kutsutud rahvast ja Jumala plaan nendega pole veel lõppenud, see on Jumala rahvas. Aga nüüd me teame ja näeme ka seda, et see ei ole mitte lõplik Jumala rahvas täna, vaid ka meie võime öelda, et meie oleme Jumala Iisrael. Nagu ütles Paulus siis oma ilmutuses, mis Jumal talle andis. Et meie oleme, nagu ta ütles, tõeline Iisrael lausa kohe. Wow! Kuigi võib-olla jah, ei ole kõikidel juudi geene, aga me oleme tõeline Iisrael. See tähendab, me oleme rohkem, see on see Jumala valitud rahvas. Nii, nüüd mida see tähendab, kui me vaatame nüüd neid asju, mida me siin vaadanud oleme ja uurime tema profeteeringuid, siis nüüd me peame väga hoolega neid asju vaatama, millest nüüd Jumal kõneleb. Kas ta kõneleb füüsilisest Iisraelist, kas ta kõneleb kogudusest või ta kõneleb mõlemist. Nii et Jumala rahvas võib tähenda ühte, teist või mõlemit, nagu kolme asja. Jumala rahvas ei ole enam nii lihtne aru saada neist asjadest. Ja sageli ongi see, et me peame neid asju hakkama nagu eralduma ja uurima ettepoole ja tahapoole, et aru saada, kellest ta räägib. Nüüd veel üks huvitav asi on ka see, et kui me lugesime teises peatükis Salm 35 sellest kujust, kuidas see kivi tuli, purustas selle kuju jalad ja täitis kogu selle maa, siis see oli sellel hetkel, kus veel tegelikult see asi juhtunud ei olnud. Aga meie täna, sõbrad, oleme elamas selles ajas, kus me juba näeme seda, kuidas see kivi on tulnud, purustanud selle kuju ja me näeme, kuidas Jumala sõna, evangeelium
põhimõtteliselt on täna ümber maailma levinud. Me oleme juba selles ajas, me oleme näinud neid asju, eks ole. Nii et ka teises suhtes, eks ole, kui tollel ajal oli siiski Jumala sõna üsna lokaalne või selline kohalik asi, me võiksime öelda, eks ole. Ega Jumala sõna ei kuulutatud tollel ajal kuskil, ma ei tea, Rootsis. Me ei tea, mis sellel ajal Rootsis oli, eks ole. Keegi ei tea, mingid viikingid veel ei olnud vist. Ma ei tea, Mart, sa tead äkki. Või kuskil Euroopas, eks ole. Nii vana ajalugu, me ainult aimame, mis Eestis oli. Ega nad ei tea täpselt, nad kaevavad, leiavad mingi kivikalme, aimavad, siin oli mingi tsivilisatsioon, sõid kala ja liha ja see on üks puhas aimamine, meil ei ole mitte mingisugust kirjutatud ajalugu. Aga Jumala sõna oli tollel ajal neil juba olemas, lokaalne asi, Jumal oli neile juba toora andnud, neil oli prohvetid, käsuõpetus, kõik oli kirjas juba, eks ole, suur jagu. Aga nüüd täna me elame ühes ajas, kus Jumala sõna on katnud terve gloobuse. See on globaalne sõnum. See ei ole ainult lokaalne sõnum. See ei ole kuskil Paabelis, kuskil seal Iisraeli maal, eks ole, ei ole kuskil seal isegi Roomas ainult, nagu see tollel ajal siis ka levima hakkas sealt edasi. Et me näeme nagu neid sündmuseid, sõbrad, kuidas need asjad on nagu levinud ja arenenud Taaneli ajast. Aga lähme nüüd selle osa juurde, mis meil täna on ka veel, see viimane finaal nii-öelda. Ja loeme salmist 40 peatükk 11, siit kuni 45 salmid. See osa on ka selline suhteliselt, kuidas öelda, pitseriga kinni, kui kasutada selle ingli väljendust, Gabrieli. Aga lõpu ajal lõuna kuningas põrkab temaga kokku ja põhja kuningas tormab temale kallale, sõjavankrite ratsanike paljude laevadega, ta tungib maadesse, ujutab need üle, käib neist läbi. Ja ta tungib ilusale maale ning 10 000 langevad, aga need pääsevad tema käest, Edom, Moab ja peamine osa ammoonlastest. Ta sirutab käe maade järele ja Egiptuse maa ei pääse. Ja ta valitseb kulla ja hõbe, ta varandusi ja kõiki Egiptuse väärtasju ja liibüalased ja etiooplased on tema saatjaskonnas. Aga sõnumid idast ja põhjast teevad temale hirmu ja ta läheb ära suures vihas hukkama ja hävitama paljusid. Ja ta lööb oma toredad telgid üles mere ja püha ilumäe vahele, aga tema lõpp tuleb ja ükski ei aita teda. Nüüd üsna keeruline jutt, kas ei ole päris pitseriga kinni pandud, kas ei ole. Nüüd, see on ainult sel juhul, kui me ei tea ajalugu. Kui sa paned nüüd selle ajaloo sinna kõrvale, siis sa võid neid kahte asja nagu võrrelda ja näha hämmastav. 450 aastat, ja? 450 aastat ette kõneles ingel Gabriel Taanielile neid sündmused, mis hakkasid aset leidma. Nüüd, kui me võtame kokku selle jutu, mida me nüüd siit lugesime, nii maakeeles, eks ole, ma räägin maakeeles, siis te saate aru, see on lihtsam. Ehk teiste sõnadega, siin räägib kahest kuningast, põhjakuningast ja lõunakuningast, eks ole. Kaks suurt poliitilist jõudu, kes võitlesid tollel ajal. Ja miks piibel sellest räägib üldsegi? Sa mõtled, et miks meie eestlased peame sellist asja lugema siin, on ju? Miks see on piiblis ja mis on veel Jumala sõna takka otsa? Tead, miks? Sellepärast, et me näeme siin, kuidas Jumal rääkis prohvetlikult ette asjadest, mis hakkavad juhtuma 450 aasta pärast, mis seavad poliitilise sündmuse nii-öelda lava paika Jeesuse sündimiseks ja maa peale. Et ühesõnaga, nüüd, kui ma räägiks sulle natukene ajaloost, eks ole, kristlane peab ikka teadma natuke ajaloost ka. Mitte kõiki, aga tegelikult peab teadma, sellepärast, et muidu vastasel juhul sellist kirja kohta sa ei saa üldse aru, mis põhja, mis lõuna. Aga nüüd, kui sa vaatad tolle ajalugu, seda, mis toimus, ütleme, siis 50 aastat umbes enne Jeesuse sündimist, eks ole. Ja mis toimus Jeesuse sündimise ajal, see on just täpselt see ajaloo lõik, mida ta kirjeldab. Ja kui sa nüüd paned selle ajaloo siia kõrvale, täpselt on see, mis juhtus. Ja ma ei hakka sulle täna ka detailselt rääkima, aga ma räägin sulle väga lühidalt. Ehk teiste sõnadega, siin räägib nagu põhja ja lõuna jõust, eks ole. Lõuna on loomulikult Egiptus. Egiptus, keda valitses siis tollel ajal, ütleme, selles sündmustes siin Kleopatra
ja kes oli siis viimane monarh Egiptuse troonil, naisvaarao, kuidas iganes teda nimetada, on ju, ja siis tema oli liidus Marcus Antoniusega, eks ole, kõigepealt pärast Octavianusega. Marcus Antonius, eks ole, oli Põhja kuningas, eks ole, ehk siis Rooma keiser, ja tema tuli ja te teate seda, kui te olete midagi lugenud, guugeldage, otsige eesti keeles, muuseas Wikipeediast leiab kõik need asjad eestikeelsena ülesse. Wikipeedia on väga huvitav asi, seal on väga palju eestikeelseid asju. Ja seal on just räägitud ka Kleopatrast. Kleopatra on tuntud ajalookuju, te teate temast, eks ole. Ja vaat tema elas just sellel ajal. Ja Marcus Antonius seal sahkerdas ja neil oli poeg seal ja nii ja naa, eks ole. Aga nüüd räägib Piibel seda, et Põhja kuningas ehk teiste sõnadega siis Octavianus või meile siis, tema nimi on ajaloost Octavianus või meile väga tuntud nimi Augustus, keiser Augustus, kellest räägib Luuka evangeelium, kes käskis terve maailma üles kirjutada ja nii edasi, eks ole. Ja nüüd need kaks jõudu, eks ole, siis hakkasid omavahel sõdima ja madistama. Ja nüüd, kui sa loed need, kuidas ta kirjeldab seda sõda siin, ehk siis 450 aastat ennem. Ja ta räägib siin, kuidas nad tulevad laevadega ja mida nad siin vallutavad ja kõike. Ma ei hakka sulle täna detailselt neid asju rääkima, aga sa võid need kaks sündmust ajaloo nii-öelda panna kõrvale. Piibel, mis on kirjutatud 450 aastat ennem seda sündmust ja see ajalugu ja näha, et see on täpselt nii. See on täpselt selle kirjeldus. Hämmastav on ju. Nii, aga nüüd, siin on veel üks huvitav asi tuua sisse, millest ma ei tahaks nagu mööda minna, on meile kõigile tuntud tegelane, keda me kõik teame, kuningas Herodes Suur. Ehk siis see samane kuningas Herodes Suur, kes, kuidas öelda, oli Jeesuse tuleku sissejuhataja või õieti nii ei ole õige öelda, aga kes siis elas just ja suri umbes sellel ajal, kui Jeesus sündis. Piibli uurijad täpselt ei tea, aga arvatakse ajaloost, et ta oli suremas siis, kui Kristus sündis. Ja nüüd ka nendes salmides see eriti 44. ja 45. salm tegelikult räägivad Herodesest. Nüüd, kui me loeme veel 44. salm, nüüd kui sa tead, et see räägib Herodesest, Herodes Suurest, eks ole, nüüd 44. salm, see on jõulusõnum muuseas siin. Aga sõnumid idast ja põhjast teevad temale hirmu. Nüüd, mis tuli idast? Jõulusõnum, mis tuli idast? Targad tulid idast. Kaugelt idamaalt tulid sinna ja Piibel ütleb, see tegi teda rahutuks, need sõnumid. Targad tulid tema juurde, need magid ja rääkisid, kus on see sündinud juutide kuningas? Ja Herodes läks paanikasse. Ja muuseas, see jõulusõnum on meil kujutatud natuke ja ka me siin selles etenduses oleme maalinud Herodese, siin Timka on mänginud seda, kui tugev tervislik mees on ju. Tegelikult ajaloost on teada seda, et Herodes oli siis juba suremas. Ta oli ehk kui sa loed Herodese elulugu, või ma ei tea, kas eestikeelses Wikipeedias on temast räägitud nii detailselt, aga kui sa loed tema elulugu, siis see on jube, kuidas üks mees võis tappa. Ja tappa mitte ainult oma vaenlasi, aga tappa oma sugulasi. Ta tappis oma ema, oma naised, oma vennad, oma onud, oma poegi ta tappis mitmed ära, sellepärast, et ta kartis, et nad äkki ähvardavad teda. Ja mida ütleb? Siin väljendab temast väga hästi, et need sõnumid teevad temale hirmu ja ta elas tegelikult terve oma elu ühe hirmu all, et keegi tuleb ja võtab tema trooni ära. Keegi tuleb ja ohustab teda. Ja vaata, mis siin ütleb. Ta läheb ära suures vihas. Nüüd, mida ta tegi suures vihas? Ta hukkas paljusid. Keda ta hukkas esimesena? Petlemaa lapsed. Ja mitte ainult Petlemaa lapsed. Paljusid. Ta tappis, kui sa loed seda tapmiste rida, kuidas ta tappis, see on jube, sa lihtsalt ei oska öelda, ma saan aru, et keegi on vihane ja seal tapab, ma ei tea, oma vaenlasi või mingit teist rahvust või okei, veel aru saadav, aga see, et sa tapad oma sugulasi, oma perekonda, eks ole, ühe eesmärgi nimel,
et oma trooni säilitada. Ja ta üsna kaua valitses, ligi 40 aastat valitses. Ja see oli üks verine rida oli tal järele. Aga seda me loeme ka nagu tema elust, et tema surm oli jube, ta mädanes elusalt. Ajaloolased ütlevad nii, et ta haises nii hirmsasti, sest et ta lihtsalt mädanes. Ja ta oli täis vaklasi, terve tema ihu, ja siis ta läks oma Jeerikusse sinna paleesse ja üritas seal ennast ravida, aga mitte keegi ei saanud teda aidata. Ja vaata, loeme nüüd 45 salm. Ta lööb oma toredad telgid üles mere ja Püha mäe vahele, aga tema lõpp tuleb ja ükski ei aita teda. See on nii täpne tema surmakirjeldus. Mitte keegi ei saanud teda aidata, ta lihtsalt mädanes. Lihtsalt mädanes. Ja vaata, kui huvitav väljendus, ta lööb oma toredad telgid üles, et kui sa vaatad nagu ajalukku, siis sa näed, kui palju Herodes ehitas endale paleesid, eks ole. Ja just sellesse mere ja Püha mäe vahele, tal olid paleed Jeruusalemmas, tal oli Jeerikos paleed, Masadal, kus me käisime seal üleval kõrbekindluses, eks ole, tohutu kindlus, palee, luksuslik saunadega, eks ole, kõik seal. See nagu iseloomustas Herodest. Ja nüüd kujutad ette, eks ole, sellest mehest on räägitud 450 aastat detailselt ette Jumala poolt. Väga huvitav, kas ei ole? Et jällegi see prohvetlik sõnum või prohvetlik selline pilt, mida sa paned nagu piiblis kokku, see annab sulle ühe julgustuse, et sa loed ühte raamatut, mis on aukartust äratav. See on hirmu äratava täpsusega täide läinud. Ja see annab meile julgust ka selles suhtes, et need asjad, mis veel tulemas on, need lähevad ka täide. Halleluuja. Nii et, aga ma usun ka kindlasti, et tegelikult see näiteks see 45. salm ei kõnele mitte ka ainult. Mäletad seda, et jälle üks Taani raamatu märksõnasid, mida me oleme siin tunnis kasutanud, on see, et Jumal kasutab seda paralleeltõde ja seda spiraaltõde, eks ole. Et kõik need sündmused, kõik need asjad on olnud ja need tulevad jälle teisel kujul. See samane isik, kes tuli ja ta tegi neid asju, tuleb jälle ajaloo käigus üles, samasugune figuur. Ta tuleb ja ta teeb samu asju, mis jälle iseloomustavad teda, eks ole. Ja ma usun ka seda, et see 45. salm ei räägi ainult Herodesest, ma usun, et see räägib ka antikristusest. Piibel ütleb ka, et tema tuleb ja tuleb püha linna ja lööb sinna oma valitsuse ülesse ja ka Herodes oli ka nagu üks antikristuse figuur, sest et ta oli Kristuse vastane. Ta tahtis teda tappa ja hävitada, ta otsis teda taga, ta tappis kõik need lapsed ära, aga tal ei õnnestunud see. Ja samamoodi ka antikristusel, kes tahab tulla Kristuse asemel ja valitseda tema asemel, tal ei õnnestu see. Okei, nii et see kõneleb ka sellest. Huvitav on see, kui sa paned tähele piiblist veel, ma toon ühe niisuguse vahemõtte siia, et see on selline huvitav vahemärge, et piiblis räägib väga palju nagu ilmakaartest. Kas oled pannud tähele? Ilmakaartest. Ta räägib põhjast, ta räägib idast, ta räägib lõunast, eks ole. Siin räägib piibel nagu lõuna ja põhja kuningast, eks ole. Ma nagu uurisin natukene neid piibli ilmakaarte sellist tähendusi. Ja see on huvitav ka panna tähele, et ka piibel räägib, kui ta ütleb, vahest nagu räägitakse ainult ühest konkreetsest ilmakaarest, idast. Siis jällegi nagu piibel, et kui sa nagu võtad Jumala nagu seisukohta, et kui me seisame Türil täna, on ju, ja kui sa ütleksid täna, et midagi tuleb põhjast, on ju, siis see tuleb kuskilt Tallinnast või Soome poolt või sealt kuskilt, ma ei tea. Ja kui sa ütled millegi kohta, et see tuleb lõunast, siis see tähendab seda, et see tuleb kas Lätist või sealt altpoolt kuskilt, eks ole, või nii edasi. Et järelikult, kui sa räägid ühest konkreetsest ilmakaarest, siis sina lähtud ühest punktist maailmas, on ju, kus sina ei... Väga huvitav, kas ei ole? Ja näiteks, kui sa lähed Tallinnasse, siis sa ei saa Tallinnast enam rääkida kui põhjast. On ju, siis sa pead nagu muutma oma seda nagu pidepunkti, eks ole. Kui sa lähed Helsinkisse, siis sa räägid Tallinnast kui lõunast. Aga kui sa lähed Türil, siis sa räägid Tallinnast kui põhjast. Aga teate, mis on huvitav, sõbrad, kui sa loed seda, Jumal seisab Jeruusalemmas. Alati läbi piibli lugedes, ükskõik mis kohta sa loed, Jumal seisab Jeruusalemmas. Tema seisab Templimäel.
Me viimase reisi ajal käisime Templimäel ja see on väga huvitav koht. Templimäel öeldakse niiviisi, et kui Iisrael on maailma keskpunkt, siis Jeruusalemm on Iisraeli keskpunkt, Templimägi on Jeruusalemma keskpunkt ja Templimäe keskpunkt on see koht, kus kunagi seisis lepingu laegas. Nii et see on väga huvitav. Ja kui sa vaatad, Jumal alati seisab selle koha peal, kui ta räägib milleski. Nüüd 4 ilmakaartest rääkides on väga huvitav, et alati, kui sa loed midagi põhjast, läbi piibli, kui sa paned tähele põhjast, siis mis tuleb põhjast? Põhjast tuleb alati probleem. Põhjast tulevad alati need, kes vallutasid Iisraeli, need, kes viisid Iisraeli rahva asumisele, assuurlased, tegelikult ka Paabel. Kuigi Paabel asetses nagu minnes ida poole, sinna otse ei saanud minna, sest seal on mäed ees. Tavaliselt mindi ikkagi kõigepealt mindi ülesse ja siis tuldi alla tagasi. Kui me hakkame siin järgmine piiblitund või järgmisest piiblitundes uurima Abrahami elust, eks ole, kuidas tema läks. Et see on huvitav, ta oleks ju võinud ka Kaanani maale panna ju otse läände, on ju. Aga tollel ajal ei reisitud nii, sellepärast, et tollel ajal reisiti, mindi sellise, tehti 600 kilomeetrit ringi ühel põhjusel. Vahepeal oli kõrb ja sealt läbi minnes oleks lihtsalt ära surnud. Siis tuli reisida mööda jõge, kus oli vesi. Ja tegelikult ka, kui Iisrael viidi vangi sinna Paabeli linna, siis tegelikult nad kõigepealt viidi põhja. Ja Kaldea, samamoodi kui kaldealased tulid siis 700 enne Kristust ja valutasid ja viisid Iisraeli 11 suguharu minema või 10 suguharu, siis nemad tulid ka põhja poolt, eks ole. Ja nii edasi, kui sa loed jällegi põhjast, ka lõpuaja sündmustes, piibel ütleb, et räägib Esekieli 39, 38-39 peatükis, et maakoog tuleb kaugest põhjast. Tuleb jälle Iisraeli mägede peale, eks ole. Võib-olla teil on tuntud kirjakoht. Põhi on alati Iisraeli jaoks, Jumala rahva jaoks üks selline sümboolne ilmakaar, kust alati tulevad probleemid, alati tulevad vangiviijad, alati tuleb tappine, laastamine, häving. Põhi on üks selline negatiivne koht alati. Nüüd vastupidine idale. Meie eestlased ütleme, et ida on nagu paha, et see on nagu Venemaa seal. Eks ole, meile tuldi jälle idast, eks ole, kallale, aga ütleme, piiblit lugedes sa näed, et ida on väga positiivne ilmakaar. Mattuse 24, 27. On üks väga huvitav kirjakoht, mis ütleb, sest otse kui välk sähvab ida poolt ja paistab läände, nõnda on inimese poja tulek. Nüüd me loeme seda, et kui Jeesus tuleb, siis tema tulekut nagu võrreldakse, Messia tulekut võrreldakse idast tulekuga. Ja tegelikult ka jällegi kasutades seda ilmakaarte pilti, et kui sa seisad Templimäel ja vaatad näoga ida poole, siis mis sinna jääb? Esimene asi, mis sinna jääb, on Õlimägi. Ja seda me teame, et Jeesus tuleb tegelikult Õlimäele. Ta tuleb idasse. Et ida on alati nagu jällegi üks selline hea koht. Ja täna ei ole see teema, ma ei hakka seda rohkem lahknema, aga see on huvitav teema jälle piiblist nagu uurida. Et Jumalal on alati üks koht, kus tema ise seisab ja alati on ilmakaared, kus kohast, mis midagi tähendavad, ka nagu piiblis. Nüüd, siin rääkis lõuna ja põhja kuningast. Nüüd me vaatasime seda, et lõuna oli Egiptus tollel ajal, aga ma usun ka seda, et see lõuna ei tähenda mitte ainult seda, et see oli Egiptus ja punkt, vaid tegelikult ka ma usun, et nagu spiraaltõena. Ka tänapäeval see tähendab ühte sümboolset paika ja kohta ja kui me jällegi kasutame seda väljendit, et kui Danieli raamat räägib meile lõpuajast, siis see Egiptuse mõiste ei ole selline füüsiline, nagu tänapäeva mõistes, eks ole. Et me oleme korra käinud Egiptuses ja ütleme nii, et Egiptuses on kõike muud kui mingisugust mõju või võimu või midagi sellist maailmale tänapäeval. Seal ei ole mitte midagi. Egiptus on 90 miljonit, peaaegu 90 miljonit inimest, kes suur jagu need elavad suures vaesuses, teevad orjatööd. Tänapäeval palja kättega loobivad telliskivisi ja ehitavad lääne turistidele hotelle, et saada mingisuguseid kopikaid nende käest. Aga ma usun, et see kõneleb ühest sellisest võrdpildist ka lõunast. Nüüd, kui me uurime jälle piiblist, mida tähendab sümboolselt Egiptus, siis Egiptus
on tegelikult sümboolselt üks selline mõiste, kes väga julmalt seisab nagu Jumala vastu, jultunult ja häbematult. Näiteks, kui me vaatame 2. Moosese 5.2, siis kui Mooses läks Vaarao juurde Egiptuses ja ütles, lase mu rahvas minna, siis teab, mis Vaarao selle peale ütles? Kes on Jehova, et ma peaksin kuulama tema sõna ja laskma Iisraeli ära minna? Nüüd jäta meelde see lause, 2. Moosese 5.2. Kes on Jehova? See on sellise sümboolse Egiptuse nagu selline tähendus. Kes on Jehova? Jumala eitamine. Jumala hülgamine, salgamine, eitamine, tema olemasolu eitamiseni välja. Mina ei tunne Jehovat ja ei lase Iisraeli ära minna. Need on Vaarao sõnad tema suust. Ja ma usun, need olid nagu prohvetlikud sõnad, et see vaimulik Egiptus tegelikult tähendab sellist samat asja. Nüüd teise koha pealt me teame, et Egiptus orjastas Jumala rahvast. See on üks teine asi, nagu mis on omane Egiptusele, see orjastab ja vangistab meid kristlastena. See tahab meid panna vangi, see tahab meid siduda kinni, orjusesse panna. Aga me teame, et Jumal on suurem, tänu Jumalale. Halleluja. Ja me näeme seda, et Exodus või siis Egiptusest väljaminek, eks ole, selline sõna on kui Exodus, see sümboliseerib Jumala rahva päästmist. Et kui siis me vaatame, kuidas Iisrael füüsiliselt läks välja sealt, siis Pauluski kõneles meile 1. Korintuse 10. peatükis sellest, et see on nagu sümboolselt meie päästmine. See on see, kui me saime päästud, läksime välja maailmast, eks ole, me läksime välja Egiptusest, sellest Jumala eitamisest, Jumala salgamisest, on ju, ateismist, me läksime välja. Ja veel üks hea kirja kohta, sa võid selle kirjutada üles, on Ilmutuse 11.8. Siin räägib ka väga huvitavalt Egiptusest. Ja siin ütleb nii, et see koht, kus Jeesus risti löödi, siin ütleb nii, mida vaimulikult hüüdakse Soodomaks ja Egiptuseks, kus ka nende issand risti löödi. Nüüd me teame, et Jeesus ei löödud ju risti Egiptuses, eks ole. Me kõik teame seda. Oot, nii palju piiblit lugenud, eks ole. On ju. Aga huvitav, et piibel kasutab nagu seda sümboolikat ja ta ütleb, et Egiptuse selline vaimsus on nagu see, mis lõi issanda risti. Ehk teiste sõnadega see ateism, see Jumala hülgamine ja salgamine. Ja siin on mul selline slaid ka, sa võid selle panna. Olete kindlasti kuulnud Prantsusmaa suurest revolutsioonist 1789 kuni 1795. Ja see revolutsioon, kui sa uurid selle tagamaid, mis Euroopas toimus, loomulikult jällegi nagu igas riigis rahvas ei ole rahul jälle kuningaga ja selle ja teisega ja kõigega ja nad siis tegid mässu ja kukutasid, tapsid kuninga ära ja nii edasi, eks ole, mis oli väga selline erakordne tegu tollel ajal. Ja mis toimus, oli see, et selle tulemusel, selle tulemus ei olnud mitte ainult selline lokaalne kohalik revolutsioon Prantsusmaal, vaid tegelikult see protsess, mis sealt käivitus, selle revolutsiooni tulemusel, kus nad siis ka lõpptulemus oli see, et need, kes selle revolutsiooni alustasid, eks ole, ja kirjutasid siis seal ühiskondlikult tähtsad ideid ja nad lõid nagu uue vabaduse ja enesemääramise alused ja kuidas iganes need asju täna ei nimetaks, eks ole, siis tegelikult selle tulem oli see, et see tegelikult viis Euroopa välja marksismini ja Marx ja kõik need kasutasid neid samu ideid ja see tegelikult on selle nagu häll ja algus ja kõik nagu ütleme selle konkreetselt siis selle revolutsiooni tulemusel näiteks kõik paljud kristlikud asjad, mis tollel ajal olid, nagu pühad ja siin on niisugune nagu kristlik nädal, eks ole, see tühistati ära, piiblit põletati tuleriidal, eks ole, tollel ajal hunnikute viisi, eks ole, ja need Prantsusmaa nagu sellised revolutsiooni tulemused, eks ole, mis nagu oli selle Egiptuse siis sümbol, eks ole, Jumala eitamine, Jumala salgamine, need levisid väga kiiresti üle Euroopa ja see tõigi esile marksismi filosoofia ja lõpuks kommunismi ja lõpuks on see tegelikult levinud ka sealt üle maailma nagu selline
jumala eitamine ja jumala salgamine ja me võtsime siis tänapäeva sõnaga seda nimetada sekularism. Eks ole, kuidas eesti keeles on, maailmalikkus, ehk siis ilma jumalata eluviis. Et see on väga huvitav tegelikult, kui sa mõtled, et Euroopa oli ju kunagi kristlik häll, eks ole, siit lähtus kristlus, eks ole, see oli see, mis muud maailma evangeliseeris nii-öelda, eks ole, omal viisil, tollel ajal muidugi enamus evangeeliumi viidi ikka mõõga ja tule ja kuidagi, sellisel viisil, aga siiski, ütleme, seda viidi välja. Ja nüüd, kui toimus Prantsusmaa revolutsioon, eks ole, siis selle tulemusel tegelikult alates siis 1800. aastast hakkas levima selline jumalatu nagu ühiskonnakord. Meie inimesed saame ilma jumalata väga hästi hakkama. Ei mingit jumalat pole vaja, ühtegi jumalat. Meie inimene on ise, eks ole, selline. Ja siis ega asjata tänapäeval ei räägita nagu järelkristlikust Euroopast. See on kõik selle tulemusel. Ja uus paganlus ja mis iganes, eks ole. Et tegelikult see on see vaimne Egiptus tegelikult, mida nüüd me lugesime nendest salmidest. Nii, nüüd Põhjakuningas, kui me lõunakuningat siis nägime nagu sellise jumala eitavana, kes on Jehova, eks ole, nagu Vaarao siis seal Egiptuses ütles, on ju, Kristus löödi risti Egiptuses, nagu ütleb ilmutusraamat, selles mõttes, et need ideed, mis sealt sündisid, need olid ju põhimõtteliselt jumala vastased, lõid Kristuse risti, eks ole. Aga Põhjakuningas, see on jällegi nüüd, kui me tuleme selle ilmakaarte mõtte juurde tagasi, eks ole, siis see on jällegi nagu jumala rahva selline vaenaja, tagakiusaja, hävitaja, tapja sõna otseses mõttes. Kui me loeme nagu 20, Sakaaria kirjas ütleb nii, üles, põgenege Põhjamaalt, ütleb Jehova. Kuigi ma olen teid pillutanud 4 taevatuule poole, ütleb Jehova. Põgenege Põhjamaalt. Ehk siis see Põhjamaa jälle on selline sümbol, mis nagu ahistab kristlasi, mis kiusab taga kristlasi, mis tapab kristlasi. Nüüd, mis on siis need tänapäevased jõud, kui me nagu tooksime selle sümboolika tänapäeva, mis tänapäeval nagu on kristlasele vastand? Üks selline väga ilmne ja selge selline suund on tegelikult ju islam, eks ole. Maades, kus on islam, kus on šaria seadused ja asjad, eks ole, seal on evangeeliumi kuulutamine seadusega keelatud, eks ole. Selle eest siin tapetakse. Iraanis on näiteks nii, meie käime oma draamaga ja teeme altarikutse ja meelitame ja anume inimesed, tulge, andke oma elu Jumalale, tead, ja siis mõni mõtleb, okei, jaa küll, eks ma lähen siis ja palun selle palve. Aga teate, kuidas Iraanis on tänapäeval? Ühel tõsisel islamimaal. Seal on nii, et seal kogudustes, mis seal on põranda all või kuidagi vaikselt seal tegutsevad, seal on nii, et kui keegi ütleb, et kuule, ma tahaksin ka tulla kristlaseks ja saada päästud, siis talle öeldakse nii, tead mis, mine koju ja mõtle selle üle. Mine mõtle selle üle järele ja kui sa oled tõsine, siis tule tagasi. Sellepärast, et sa tead seda, et kui sa nüüd tuled ja võtad Jumala vastu oma ellu, see võib tähendada sulle elu. Et seal ei paluda sinuga päästmise palvet nii teada seal altari juures, vaid siin saadetakse mõtleb ennem. Mine ja mõtle tõsiselt, kas sa ikka oled tõsine või seda nagu naljaga ei tehta seal maal, eks ole. See võib tähendada sulle elu. Ehk siis see on see Põhjakuningas. See, kes vaenab, me loeme Maagoogist, eks ole, kes tuleb hävitama Iisraeli, võtma saaki, on ju, suruma. Ja nagu me rääkisime ka, et nüüd, kui me peame vaatama neid asju, kas see on räägitud ka lõpuajal ainult Iisraelist? Kindlasti mitte. Ma usun, et kui tänapäeval me vaatame Jumala rahvast, ka Iisraelit ja kogudust nagu koos, siis me näeme ka seda, et tänapäeval see tendents liigub sinna poole, kuidas tahetakse panna juba kokku ühte patta kristlus ja juudid, eks ole, siis ehk nimetakse seda, kuidas see oli see sõna, judeokristlik, just, ja selline keeruline sõna, judeokristlik sõna on selline, et 2 asja juba maailm neid nimetab meid koos juba juudi rahvaga.
Sõna otseses mõttes, meie ise me veel kahtleme, et kas ikka jumalal juutidega mingi plaan on, aga maailm juba ütleb niiviisi. Judeokristlik. Kui Tallinnasse pandi üles see sammas sinna, mille tippus on rist, eks ole, mis ka mõne inimesele väga häirib, et see on nagu ristikujuline seal on ju. Siis keegi just kirjutas ka seal, et judeokristlik sümbol tuleb maha võtta sealt, tead. Oi. Aga igal juhul see on nagu selline see põhjakuninga selline antikristlik vaimsus ja tegelikult ka, nagu me ütlesime alguses, et me tegelikult ei ole ka veel näinud neid sündmusi täna lõpuni arenemas veel täna päevalgi, eks ole, et me näeme neid kahte jõudu, mis lõpu ajal ka tegutsevad. Põhja ja lõuna kuningas. Ja nüüd väga paljud siin spekuleerivad, et kus see antikristus siis võib esile tõusta. Mina isiklikult ei imestaks, kui see tuleb islamist ülesse. Absoluutselt mitte. Sellepärast, et islamis on neid kontrolli elemente. Nüüd, kui me loeme antikristusest, ilmutuse raamatust, siis me näeme, et see tema üks selliseid põhilised suuni on see, et ta tahab kontrollida inimesi. Ja kui sa vaatad ka Euroopa Liit tegelikult tänapäeval on selline kontrolliv üksus. Ma just kuulasin raadios sellist sõnumit, et tahetakse Tallinnas kõik külalised, kes tulevad Tallinnasse, välismaale külalised, hotellidesse, tahetakse võtta nende täisandmed, kõik ankeet, et nad täidaksid ära. Ma ei tea, mis seal siis täpselt on ju. Ja et täisankeet ja siis muidugi mingisugune komisjon Eestis siis nagu pani sellele nii-öelda keelu peale, et kuule, et siis läheb hotelli registreerimine mingi pool tundi iga klient on ju, et kes need järjekordi jõuab siis ära oodata. Aga sa näed, et see kontrolli vaimsus on väga tugevalt arenemas, et kontrollida. No miks pärast sa pead neid andmeid inimeste käest võtma? Nüüd pane tähele tänapäeval, kogu aeg imetakse andmeid inimeste käest, eks ole. Miks? Siin tahetakse kontrollida, tahetakse teada, kus sa oled, mis sa teed ja see läheb järjest tugevaks see kontroll. Ja kes tänapäeval rakendavad väga palju kontrolli? Islam. Islam on väga kontrolliv religioon. Okei. Lähme nüüd 12. peatüki juurde. Siin ütleb nii. Ja sel ajal tõuseb Miikael tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab su rahvalaste eest, siis on kitsas aeg, mäherdust ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani ja sel ajal päästetakse su rahvas. Kõik, keda leitakse, olevat raamatusse kirjutatud. Miikael seisab su rahvalaste eest. Väga äge pilt on siin. Nüüd see sõna sel ajal on väga huvitav sõna heebrea keeles. See on uvaet. Ja see sõna uvaet heebrea keeles on kasutatud korduvalt piiblis. Ma võin sulle anda mõned kirjakohad. Jeremia 33:15. Võid kirjutada üles. Joeli 3:1. On üks selline sõnaühend uvaet, ehk siis eesti keelde tõlgitud, ja sel ajal on Jeremia 33:15. See sõna on alati seoses Messia tulekuga, kes tuleb oma rahvast päästma. Väga huvitav. Siin on ka, räägitakse rahva pääsemisest. Nii, nüüd, siin räägib, siis tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab sinu rahvalaste eest. Nüüd me jälle peame selle küsimuse küsima, kellest siin ingel räägib talle, Gabriel? Kas ta räägib siin juutidest, räägib ta kogudusest või ta räägib mõlemist? Nüüd siin, selles konkreetses kontekstis, et me näeme, et ta räägib konkreetselt Iisraelist. Kus me teame seda? Vaata. Siin ütlem nii, sellel ajal päästetakse su rahvas, kui on kitsas aeg, mäherdust pole kunagi olnud ega tule ka. Nüüd me teame seda ja me vaatasime seda eelmises piiblitundides ka seda, millal kogudus korjatakse maa pealt üles. Mida ütles Paulus Thessalonika kirjas, 1. Thessalonika 2. 3. peatükis? Ta ütles, et kogudus võetakse ära vahetult ennem seda viletsuse aega. Kogudus võetakse ära, ehk siis kristlased tänapäeval. Jumala kogudus võetakse siit maa pealt ära, aga juudi rahvas jääb siia maa peale, Iisrael jääb siia maa peale. Ja vaata, mida nüüd ütleb Iisraeli rahva kohta. Selline aeg, millist pole veel olnud. Nüüd laupäeval oli holokausti ohvrite mälestuspäev, kus Hitler ja natsid tapsid 6 miljonit või pühapäeval, millal see oli? 6 miljonit, no ametlikult Iisraelis on see laupäeval.
6 miljonit juuti, et me mõtleme, see on šokeeriv number, on ju. Aga vaata, mis siin ütleb. See aeg, mis tuleb, sellist pole veel olnud. Ehk teiste sõnadega me ütleme, et holokaust ei olnud veel see tipp. See, mida see vennikene, kes siis tõuseb pukki, hakkab tegema, need hirmuteod on veel suuremad. Ja vaata, mida Piibel ütleb, selle aja keskel päästetakse, selle ajal päästetakse sinu rahvas. Ehk teiste sõnadega me võime öelda nii, et Jumala kogudus Iisrael, Jumal jätab siia maa peale sel ajal, kui kogudus võetakse üles. Ehk siis füüsiline Iisrael jääb. Ja Antikristus kõige oma viha, kõige oma selle, ta tahaks hea meelega valada koguduse peale, aga kuna Jumal võtab ära oma koguduse, siis teid ei ole siin maa peal. Ja õieti teiste sõnadega, see, kes teda takistab, on tegelikult kogudus. Sest seal ütleb nii, et vahelt peab kõrveldama ära see, kes teda takistab, et ta saaks ilmuda. Ehk teiste sõnadega, kogudus täna oma palvetega on see, kes teda takistab. Ja kui see takistus on läinud, siis ta saab võimu. Ja siis ta hakkab tegema oma hullusi hirmutegusi, eks ole. Et jälle väga huvitav, kui sa nagu üritad neid asju nagu täpselt uurida, siis on võimalik vahet teha. Kus ta räägib kogudusest, kus ta räägib füüsilisest Iisraelist ja kus räägib Jumala rahvast nagu mõlemas kontekstis. Nüüd Miikael, see ingel, on Iisraeli kaitseingel. Võimalik, et ta on ka koguduse kaitseingel, seda ma ei tea, aga igal juhul Miikael kaitseingel sõdib siis Jumala rahva laste eest, eks ole. Ma usun, et see on kindlasti mõlema rahva. Nüüd, jah, selles suhtes täna me võime ainult vihjata ja spekuleerida, aga meie ei tea, millised need kaks põhja ja lõuna kuninga jõud siis lõpuajal saavad olema, ma mõtlen nagu füüsilises mõistes. Ilmselt üks on Antikristus, aga mis see teine on, seda me ei tea. See asi meile veel ei ole, sõbrad, ilmutatud. Aga nagu Piibel ütleb, et iga asi tuleb ilmseks omal ajal. Ja siis, kui need asjad hakkavad ilmuma, siis me mõistame ja me näeme. Samamoodi Jeesus kasutas täpselt samasugust Danieli tsitaati Matteuse 24, 21. Ta ütles, siis tuleb suur viletsust, mille sarnast ei ole olnud maailma alguses kuni praeguse ajani ega tulegi. See on maailma kõige raskem aeg. Aga nüüd läheb asi võidukamaks. Teine salm. Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad ühed igaveseks eluks, teised igaveseks teotuseks, igaveseks põlastuseks. Nüüd siin räägib meile Piibel surnud üles tõusmisest. Ja ta räägib, et see toimub siis pärast seda, ehk teiste sõnadega, siis kui Miikael ja Jumala inglid tulevad ja sõdivad, päästavad ka Iisraeli sellest olukorrast välja ja me teame, et see toimub Messia tulekul. Nüüd mina usun seda tegelikult, et selle raske aja keskel, kui meil oleks võib-olla väga raske kujutada, et milline see aeg võiks olla või mis selles ajas võiks toimuda, et me näeme, et Jumala rahval Iisraelil on tollel ajal meeletu surve peal. Ja ilmselt selle surve keskel nad ühel hetkel hakkavad pöörduma siis Jeesuse kui oma Messia poole ja hüüdma teda appi. Ja siis Piibel ütleb, et Jeesus tuleb ja mis siis juhtub? 1. Korintuse 15:51. Ma ütlen teile saladuse. Me kõik ei lähe magama, aga me kõik muutume. Nüüd pane tähele, mis ta räägib. Jälle, hoiame kogu aeg meelest ja mõtet, kas Paulus kõneles. Kellele Paulus siin kõneles? Kas ta kõneles kogudusele? Kõneles ta juutidele. Nüüd, ilmselt juudid on sellel ajal maa peal olemas, aga kogudus on ära võetud. Vaata, mis ta nüüd ütleb. Meie kõik. Nüüd, Paulus oli juut, kes kõneles juutidele. Meie kõik muutume. Äkitselt ühe silmapilguga viimase pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud tõusevad üles kadumatutena ja meie muutume. Wow. Salm 3. Siis paistavad mõistlikud nagu taevalautuse hiilgus ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele otse kui tähed igavesti. Nüüd me näeme seda, et nende kahe sündmuse vahele siin, kui Jeesus tuleb Messiana, ta ütleb nii, et ühed tõusevad ülesse, aga teised ülesse. Nüüd see on väga huvitav. Nüüd peatume veel korra selle lõpuaja sündmuste peale. Kui sa vaatad nüüd, siin on mul mitu kirja kohta üles kirjutatud, ma ei hakanud aja pärast lugema. Johannese 5:28.
29. Teise Thessalonika 2, 7-10. Et kui sa kirjutad, siis kirjuta üles ja Ilmutuse raamatu 19 peatükk ja salmid 20-21. Need räägivad sellest, et on olemas kaks ülestõusmist. Üks ülestõusmine on pühade ülestõusmine. See tähendab seda, et kui Jeesus ilmub, siis tõusevad üles need surnud, kes on surnud Kristuses, Jeesuses. Tõusevad üles, aga muud ei tõuse üles. Me loeme sealt sellest Ilmutuse raamatu pealkirjast. Sa võid seda kodus kirjakohast pärast lugeda. Ja nüüd nende kahe ülestõusmise vahele jääb mis aeg? Jääb 1000 aastat. See on see aeg, kui Jeesus tuleb, valitseb messiana siin maa peal. 1000 aastat. Ja Ilmutuse raamat 20-4-6 on siis need kirjakohad, mis räägivad sellest, et aegade lõpus, kui see 1000 aastat on ära, saatan lastakse veel korraks, lühikeseks ajaks uuesti lahti, tuleb viimane sõda ja siis selle järele tõusevad kõik surnud üles. Kõik, kes kunagi on surnud. Kes on õelatena surnud, kes on siis õiged on juba üles äratud, tõusevad üles ja siis toimub viimane kohtumõistmine. Nii et see on selline pilk kiiresti lõpuaega. Nüüd salm 4. Aga sina, Daniel, pea need sõnad saladuses, pane raamat kinni pitsteriga kinni lõpuajaks, siis uurivad seda paljud ja arusaamine kasvab. Teate, kui palju on tegelikult, ma olen ka lugenud netist Danieli raamatust mõningaid asju ja kui palju on näha tegelikult seda, et kui palju on kirjutatud sel teemal. Ma arvan, et see on üks kõige uuritum teema. Üks uuritumaid teemasid tegelikult täna päeval. Wow. Ja paljud uurivad ja arusaamine kasvab. Ega muidu ei kirjutata, kui inimesed ei saa aru. Sa ei kirjuta ühest asjast, millest sa aru ei saa. Sa kirjutad asjast, millest sa aru saad. Amen. Ja huvitav, et väga paljude see arusaamine enam-vähem ikka läheb kokku. Mõned panevad muidugi puusse ka. Aga mida iganes. Neid, kes puusse panevad, neid on alati. Ja loeme lihtsalt need viimased salmid ka ja siis lõpetame. Ja mina, Daniel, vaatasin enne 12 inglit seisis seal üks jõe ühel ja teine teisel pool kaldal ja üks küsis linases riides mehelt, kes oli jõe vete kohal. Kui kaua? Sõbrad, see küsimus, kui kaua on iga inimese ja ka taeva küsimus. Isegi inglid küsivad seda, kui kaua veel? Kas ei ole? Kui sa vaatad seda maailma, mis on korrumpeerunud, sa tahaks küsida, Jumal, kui kaua veel see jama kestab siin on? Ja vaata, mida Jumal või nagu siin ilmutas, eks ole. Kui kaua tuleb oodata? Ja ma kuulsin linases riides meest, kelle kohta me siis vaatasime, et see on Jeesus, kes oli vete kohal, kuidas ta oma paremat ja vasakut kätt taeva poole tõstes vandus selle juures, kes igavesti elab tõesti aeg, ajad ja pool aega. Ja kui püha rahva jõu hävitus on jõudnud lõpuni, siis teostuvad need kõik. Ja 8 salm nuitav, ma kuulsin ega mõistnud ja ma küsisin. Nüüd pane tähele need 3 lause väljendid. Ma kuulsin, ma ei mõistnud ja ma küsisin. Mulle väga meeldib Daniel. Ja mille pärast? Just selle pärast, et ta kuulis, ta ei saanud aru, aga ta ei ütelnud, no okei, ma ei saa aru, no mis seal ikka, ma ei saa aru. Ja ma küsisin. Sõbrad, kui meie ka vahest ei mõista mõnda asja, siis mida me teeme, on ju? Me küsime, me uurime, Jumal, näita meile. Jumal, me tahame teada asju, on ju. Uuri need asju. Ma ei mõista, aga küsi. Väga kihvtid väljendused. Aga ta ütles mulle, mine Daniel, sest need sõnad jäävad saladusse, pitseriga kinni panduks kuni lõpuajani. Paljusid puhastatakse, tehakse valgeks ja sulatatakse, aga õelad teevad õelust ja ükski õel ei mõista seda, aga mõistlikud mõistavad küll. Wow. Õelad ei mõista. Nad ei saa aru sellest. Kujutad ette, need asjad toimuvad inimeste silmade all täna. Nad ei mõista. Piibel rullub lahti, sündmused, prohvetlikud sündmused, see, mida me oleme siin lugenud, kõik on räägitud. Me ei mõista. Muidugi sa ei mõista, Jumal on kinni pannud sinu ees selle. Sa ei saa aru sellest. See on jumalik pimedus on sinu üle. Aga mõistlikud mõistavad küll. Kes avavad oma südame Jumalale, nad saavad neist asjadest aru. See mulle väga meeldib. Ja 11 salm. Ja alates sellest ajast, mil kõrvaldatakse alaline ohver ja sinna pannakse hävituse koletis on 1200
90 päeva, õnnis on see, kes ootab ja elab üle 1335 päeva. Aga sina mine lõpule vastu, puhka ning tõuse oma liisu osaks päevade lõpus. Nüüd see on huvitav, et Jumal nagu loetleb ka lõpuaja need päevad üles, et kui need sündmused lähevad lahti, need kõige viimased sündmused, siis me näeme seda, et siin on Jumal ka määranud päevade arvu. Ja õnnis on see, kes elab üle 1335 päeva. Ehk siis paljudes kohtades piiblis ei ole nagu määratud aega, et see küsimus, millal, nagu see ingelgi küsis, eks ole, Jeesuse käes seal nende vete kohal, on kõigil. Ja paljudesse kohtadesse me ei tea. Me kõik küsime täna, Jeesus, millal sa tuleb? Paljud uurivad ja tahavad seda leida kuidagi seal erinevad skeeme aretavad. Ei saa teada seda, sest et see on pandud peitu meie eest. Aga need päevad ja nende päevade lõpp, eks ole, mis siin on räägitud, nende päevade arvgi on teada. Wow. Sina, Daniel, mine lõpule vastu, puhka ja tõuse liisu osaks oma päevade lõpus. Tänu Jumalale, jõudsimegi lõpuni. Nii et selline oli meil siis Danieli raamat, võimas prohvetlik sõnum, suur julgustus meile, väga suured ilmutused. Ja ma usun ka, et eks meil on siin väga palju veel asju mõista. Et ega meie ka neid asju ikka täiesti lõpuni mõista, aga ma arvan, me mõistame rohkem kui Daniel täna. Me oleme õndsad, sellepärast et paljud asjad on juba täide läinud, paljud on toimunud ja paljud asjad on meie silmad all täide minemas. Nii et lõpetame sellega siin.